Tere tulemast kuulama podcasti nimega Selge pilt. Siin räägime, mis õige toimub Valga gümnaasiumis päriselt ja saame veidi lähema ülevaate siin majas tegutsevatest inimestest. Mina olen saatejuht Lisette ning tänane külaline on teie ees. Tere, Tšaku! Tere! No, kes sa siis selline oled ja kus sa tuled? Nii, mina olen Jacqueline. Olen Valga gümnaasiumi õpilane nagu ikka ja tulen 12. H-klassist. Ehk siis sa oled hummidest, jah? Jap, täpselt nii. Ja kuidas humanitaarsuund on? Siuke huvitav, siuke loov, õpib väga palju uusi asju väga sisukalt. Ütleme nii, et vahel on päris raske, aga see on väärt seda. Et nii-öelda sellist mõtet ei ole olnud, et tahaks suunda vahetada? Kusjuures ei ole isegi olnud. Vahepeal koormab üle, hästi palju tuleb raamatuid lugeda. Nagu seda tuleb teha, aga tegelikult päris huvitav on ka, kui sa hakkad mõtlema. Ja kui saladus ei ole, siis mis on sinu lemmiktund? Lemmiktund, see on väga hea küsimus. Mulle väga meeldisid geograafiatunnid, kui need veel olid. Praegu mul enam ei ole geograafiat, aga võiks. Ja mis on see teine lemmiktund siis? Okei, nüüd läheb veits raskeks juba. Mulle meeldis vahepeal, kui meil oli selline tund nagu müüt ja kirjandus. Ta oli päris huvitav, aga jällegi seda meil enam ei ole. No eks see vist olegi 12. klassi elu ja võlu. Ja. Aga ennem kui me läheme fotograafia teemale, siis minul on sulle üks mäng, kas sa oled valmis? Jaa. See näeb väljas niimoodi, et mina ütlen sulle kas emp või kumb ja sina siis pead valima ühe. Teeme nii. Ehk siis, kas kass või koer? Koer. Miks? Sest mul endal on koer, aga ma armastan kassega nagu väga. Hea vastus. Kas film või seriaal? Seriaal. Kas sa siis nagu armastad nagu vaadata nagu jupite asju? Mulle meeldivad seriaalid rohkem sellepärast, et ma saan süveneda sinna rohkem sisse karakteritesse, sellesse storyline'i, mis seal täpsemalt toimub. Filmid minu jaoks jäävad väga pealiskaudseks mõnikord, sest et ma ei suuda nendesse karakteritesse, sellesse loosse nii hästi süveneda kui seriaalide puhul. Väga sisukas vastus. Aga kas vesi või mahl? Ma ütleksin vesi. Mahl on siuke tore vahepeal võtta, kui siuke veits magusa tuju tunne on, aga nagu ilma veeta nagu ikkagi ei saa, vesi hoiab ikka meele värskena. Kas harilik pliiats või pastakas? Pastakas. Ma peaks võib-olla ütlema harilik, sest et ma kipun sodima hullult ja nagu kustutamisvariant on nagu väga nii-öelda eelist pakkuv, aga mulle meeldib ikkagi pastakaga rohkem kirjutada, see jätab siukse mõnusam on. Noh, ja nagu sa räägisid, et sulle meeldib geograafia, siis kas pigem soe kliima või jahe kliima? Soe. Ma ei kannata külma, ma ei kannata talve, ma ei kannata lund. See on nii keeruline, see on nii raske, aga saab hakkama. Aga kindlasti, kui saaks sooja, siis nagu soe old või. Et sinul võib siis teha soojama pakkumisi? Jaa, alati. Olen avatud. Vot nii. Aga kas pasta või pitsa? Pasta. Kas kaardiga või sulas? Kaardiga. Kas pigem lauamängud või arvutimängud? Lauamängud, õigete inimestega. Õige vastus. Kas lõbustuspargid või veepargid? Pigem lõbustuspargid, kui ma valima pean. Ja viimane, kas helistamine või tekstimine? Helistamine. Ma olen helistaja 100%. Kas sul on siis mingi tõrge kirjutamise vastu või? Lihtsalt, kui sa kirjutad ja tekstid, siis mingid mõtted jäävad nii lahtiseks või nii keeruline on selgitada ja sa jääd seda vastust ootama ja siis see diskussioon minu jaoks tekib nagu nii teistmoodi või nagu mitte, helistades on autentsem, sa kuuled emotsiooni, saad rääkida, siis teemad on ka laiemad ja see kõik nagu jookseb paremini, nagu peakski olema. No võt, nii palju me oleme juba teada saanud, aga läheme siis fotograafia teema juurde. Kus sa selle pisiku said? Siis, kui mu kodu tekkis esimene kaamera, oli see, kus asi läks süvitsi, aga pisik oli juba nagu väga noorest heast saadik. Ma mäletan, et ma pakun, et ma käisin äkki 2. klassis ja ma kogusin nii hullult raha, et osta see kõige väiksem, see hästi väike odav, see 60 eurone väike Sony kaamera. See väike fotokas.
ja kui ma selle kätte sain, ma olin nii õnnelik. Ma pildistasin kõike, mis ette jäi. See oli nagu tõesti nagu mul lemmikasi maailmas, aga ma kaotasin selle mingi 2 nädala pärast ära. Ja kus sa kaotasid selle? Ma mäletan, tulin ekskursioonilt tagasi, ma olin jumala ägedaid pilte ka teinud ekskursioonil, hästi uhke olin nende üle. Ja siis ma läksin peale ekskursiooni mingi veits mängisin sõpradega õues ja lumine oli. Mul oli tasku lukk lahti. Ja see juba ükskord kadus ära, aga ma leidsin ülesse ja siis nagu 10 mintsa hiljem oli see lõplikult nagu läinud. Ja see oli üks päris kurb moment mõelus. See vist oli päris kurb päev ka. See oli väga kurb päev, ma mäletan seda nagu saaks eile. Aga ehk siis sina pigem eelistasid nagu kohe kaamerat, mitte et sa oleksid võtnud telefoni ja sellega proovinud? No ikka, kaamera on tšuka, ta jätab sellise autentsema tunde. Telefoniga on ka tore pildistada, kindlasti telefoniga oleks ilusamad pildid tund kui selle väikse kaameraga, aga see tunne, kus sa võtad kaamera kätte ja sa vajutad seda nuppu ja sul nagu ei ole seda muud kõrvalist nagu segavaid faktoreid kõrval, see nagu väga teistsugune tunne. Minu meelest just need väikesed kaamerad, nad teevad seda, kuidas ma ütlen, panevad ägeda filtri peale. Ja see tekitab sellise tunde nagu, lapsepõlv oli nii värvirikas ja kuidagi selline, et tänapäeva telefonid sa saad kõik seda tuunida, aga selle kaamera puhul sa ei saanud seda teha ja siis see tuligi selline, nagu ta oli. Et see on nii kihvt. Ja kindlasti see on ka üks lemmikasju nagu selle juures, et sa teed pildi ja see nagu viib ajast tagasi sind sellesse siirasse momenti, mida ei ole tuunitud, töödeldud, keegi ei poseeri otseselt alati peal, vaid see on nagu päris siiras moment. Ja minu meelest praegu on ka see trend, et ostame need pisikesed väikesed fotokad ja teeme pilte. Kas sa ise oled sellega kaasa läinud? Mul endal nagu ei ole sellist kaamerat, aga ma olen üritustel nagu teinud sellise nagu päris jukse vana suure kaameraga, mis prindibki otse vaata välja selle pildi. Ja ütleme nii, et inimestele läheb see peale, see meeldib inimestele ja tegelikult ka nagu, kui ma ühel päeval saan seal võimalus ise omada sellist kaamerat, siis nagu kindlasti. See jätab nagu nii toreda mälestuse. Ja paberpildid on ikka minu meelest ehtsad. Et sotsiaalmeedias me võime scrollida neid pilte siit ja sealt, aga kui sa võtad paberil, siis see on hoopis teise emotsiooniga. Kindlasti. Ja, aga kus siis täpsemalt tuli see nii-öelda professionaalsem tase juba? Kas sa mäletad, mis vanusest, mis klassist? 6. klassis mul sain nagu koju esimese kaamera, see oli hübriidkaamera. Sellega hakkasin katsetama, kuigi ma olen rohkem peegelkaamera inimene kindlasti. Ja siis ma sattusin Kläneli fotoringi, kus ma siis hakkasin käima, katsetama, tegema, õppisime töötlust, katsetasime, tegime igast asju. Ja seal nagu mul jäi kindlasti juba külge see, kuniks juhtus selline situatsioon, et see kaamera nagu, mul enam ei olnud ühesõnaga seda mingi hetk. Ja siis mul ise kadus ka see nagu veits allapoole, need teadmised jäid, need säilisid, need on mul alati olemas olnud, aga ma ei olnud selles nii nagu sees, sest et mul on kõrval nagu veel elu asju, millega ma tegelen ja mis on mulle nagu prioriteedid. Aga 2 aastat tagasi äkki mind kutsuti nagu noortekeskusesse stuudiosse pildistama ülesse ja ma ütlen ausalt, ma üldse ei viitsinud minna. Ma olin just käinud Võrus, mul oli nagu palju trenne selja taha, ma ei tahtnud minna. Aga ma olin lubanud, käisin ära ja siis kui ma seal selle kaamera kätte sain ja tegin, see oli nagu minu jaoks pöördepunkt, sest et tollest ajast saadik ma olen pildistanud telefoniga, ma olen laenutanud kaameraid, ma olen nagu hästi selles maailmas sees olnud, et see oli kindlasti see üks asi, mis muutis minu jaoks selle uuesti nagu väga elurohkeks. See on mis mainisid, et sa oled pigem peegelkaamera inimene. Miks? See on lihtsalt see tundeasi minu jaoks, sest et peegelkaameral on ja kui ma võtan selle kätte, ta on küll raskem ja kõike, aga see tunne, et sa vaatad sealt peeglist juba sisse, see annab nii palju juurde minu jaoks ja nagu see kogu asi, kui sa nagu selle pildi teed ja siis see kõik, see otseselt sellel ei ole nii palju plusse. Tal on pigem miinuseid, kui nagu nii võtma hakata nagu nende tänapäeva hübriidkaameratega, aga see tunne lihtsalt jälle. Minu jaoks on see tunne hästi oluline, kui ma kaamerat käes hoian, mis tunde see tekitab. Ja, siin ma pean sinuga nõustuma, ma ise oman ka peegelkaamerat ja seetõttu ta meeldibki mul rohkem, et sa tunned, et seal on midagi erilisemat kui lihtsalt hübriid. Ja. Aga sa rääkisid, et sa käisid noortekas pildistamas, siis kas sa oled seal ka varem käinud mingite teiste nii-öelda ürituste või siis kutsungite peale läinud? Esimest korda käisin, kui me käisimegi fotoringiga
õppimas, igasuguseid nurke, asju, vidinaid, hästi huvitav oli, siis ma üldse sain teada, et seal on selline koht olemas nagu fotonurk. Aga peale toda nagu ei käinud, ma ei teadnud, et seal isegi nii käia saab, et annad teada ja lähed ja pildistad. Aga jah, kui ma tookord käisin, millest ma rääkisin, ta oli minu jaoks esimene kord ja peale toda ma olen käinud nagu tihedamalt, kui keegi tahab pilti teha, siis see on nagu väga hea koht, kus neid stuudiopilte teha ja nagu tasuta. Et miks mitte kasutada seda võimalust ära. Ehk siis tegelikult me võime öelda, et Valga vald on võimaldanud siis Valga noortekeskuses sellise stuudio noortele teinud, et lihtsalt noored saaksid näiteks õppida fotograafiat, kasutada võimalust, mitte et minna kuhugi päriselt nii-öelda koolitustele ja maksta see, alates 60 € on taas need koolitused olnud, on ju, et maksta see suur summa raha ja siis nagu tulla tagasi võib-olla algbaasi teadmistega. Et tegelikult see on olnud suur võimalus. Aga palju sa aastas ise umbes kasutad seda võimalust? Või näiteks kuus? Ütleme nii, et vastavalt sellele, kuidas inimesed kirjutavad mulle, et nad pilte tahavad. Sellepärast, et ise, kui mul on kaamera, ma pigem lähen õue tänavafotograafia, välikeskkonnas, siuksed tantsulised pildid või evendid, üritused stuudios. Ma ütleksin, et 2 kuu peale äkki mingi paar korda ikka satun, kui nagu inimesed reaalselt tahavad seda nagu just stuudioformaadis pilte. Et see ei ole kindlasti nagu see esimene koht, kus ma eelistan pildistada, aga see on kindlasti koht, kus mul on kogemust vaja ja kuhu ma lähen hea meelega ikkagi. Ehk siis sinu puhul me võime öelda seda, et stuudiopildid on teisejärgulised, aga pigem eelistad siis olla kas siis linnas või siis kuskil looduses? Linnas. Ma meeldib loomi pildistada ka, kindlalt, sest et nad on nii ägedad lihtsalt. Nad teevad oma asja, neil on ükskõik sellest kaamerast, neil on oma elu, omad tegemised. Aga linnas, kui võtta tänavafotograafia, siis see on hästi huvitav, sest et sa nagu tekitab siukse vastiku tunde, nagu sa rikuksid nende privaatsust. Sellepärast, kui ma pildistan inimesi tänavafotograafia formaadis, mulle nagu meeldib mitte peale jätta nende identiteeti nii-öelda. Aga samal ajal see ei ole ebaseaduslik, on ju, sest et see läheb kunsti alla, mis iganes, nagu see on pikem lugu jällegi. Aga linnakeskkonnas siukeste tantsuliste piltide tegemine, see on see, mis mulle meeldib, sest et seda ma olen kõige rohkem ise näinud, selle kõrval olnud, nii et see on see, mida ma võib-olla nagu jällegi eelistaksin, aga jah, pigem linnas kui looduses. Hobifotograafidel on selline värk, et neile kas meeldib olla kaamera taga või siis kaamera ees. Kuidas sinuga on? Kas sa pigem eelistad olla kaamera taga või sa ise eelistad vahepeal olla ka kaamera ees? Ma pean olema vahepeal kaamera ees tantsu pärast hästi palju, sest et need asjad käivad käsi käes, aga ma eelistan olla kaamera taga, sest et ma ei ole harjunud kaamera ees olema, mis tähendab, et ma ei oska seal olla. Mul hakkab äärmiselt ebamugav ja ma ei oska seal midagi teha oma kehaga, ma ei oska kuidagi olla, ma ei tea, mida ma tegema peaks, kuigi kui ma olen kaamera taga, siis ma võin täpselt öelda inimesele, et ole nii või ole nii, nagu oskan juhendada. Aga ise seal olek on nagu täiesti teine asi, täiesti nagu teine maailm, ülikeeruline. Aga mis on see üks soovitus, et kui näiteks mina kui hobifotograaf ja mul ongi selline modell, kes ei oska olla, siis mis on sinu soovitus sellele modellile? No kindlasti enne, kui sa lähed fotosessioonile, siis hästi hea äpp Pinterest. Vaata välja, mis sa tahad teha. See aitab nagu ülimalt palju, sest et siis sa lihtsalt imiteerid järgi seda, mis sellel pildil toimub. Ja edasi saab juba vaadata detailsemalt, et teeme pildi ära, vaatame, mis nurgad sobivad ja tunda ennast nagu vabalt, sest et fotograaf tegelikult on alati kõrval, kes näeb seda üldpilti ja kes üldiselt peaks suutma öelda, et okei, et parem on, kui sa oled näiteks natuke küljega, mis edasi ja suudab nagu juhendada inimest, aga peaasi, et ta nagu tunneb ennast ise ka nagu enam mugavalt. Okei. Ehk siis kui keegi tahaks näiteks nüüd, mõtleb, et see Tšaku on väga äge inimene siin on ju, et tahaks teiega ära kasutada on ju, et kas sa ise oled avatud näiteks fotosessioonidele, kui keegi kirjutab sulle, et kuule, võiks pildistama minna? Ei, jaa, kindlasti. Mul on Instas nagu siuke leht ka nagu Tšaku Visuals, kus siis on üldiselt need pildid, mis ma olen inimestega teinud, ürituste pildid, kuhu ma sattunud olen või mingid katsetused, mingid teistsugustest fotostiilidest ja siis seal on nagu kontakt kõik olemas, et kui vähegi huvi, siis nagu minu DM-id nii-öelda on avatud. No võt kui palju saab teada inimese kohta on ju. Et muidu ei ole nii võib-olla pildis inimene meie gümnaasiumis, aga tegelikult fotograafia on ju see ala, mida
enamust noori on hakanud huvitama viimased aastad. Ja noh, see on nii kihvt näha tegelikult, et inimene, kes pealt näha tundub ainult siuke tantsuga tegelev inimene, on nagu tõsine fotograaf ka veel peale kauba, on ju. Aga sa oled kogu aeg siin rääkinud tantsimisest, et tantsuga seotud asjad on ju, aga mind huvitab hetkel, et mis need üritused on olnud, kus sa oled pildistamas käinud ja kas need on tantsuüritused olnud? Peamiselt tantsuüritused, sest et seoses siis tantsukooli siseselt mulle on antud väga palju toredaid võimalusi praktiseerida, katsetada ja ongi siuksed, Võrus oli nagu siuke üritus nagu Wanted Battle, Viljandis oli Wanted Battle, seal käisin pildistamas, mis ongi siis siuksed võistlused, kus ongi peab tabama seda liikumise pealt seda momenti, et ei jääks udune, et inimene näeks hea välja seal, sest et kui inimene tantsib, siis seda õiget momenti tabada on niivõrd keeruline tegelikult. Mis kõige raskem on olnud selle juures on tantsijate pildistamine pimedas ruumis. Eriti kui seal on mingid valgused kõrval, mingid diskopallid, mis iganes, see on keeruline. Just nii, et see pilt jääks nagu terav valguse poolest nagu efektne, samas, et ta ei oleks ületöödeldud, et ta oleks normaalne, et kuskilt ei peegeldaks valgus üle, sest et kui sa välku kasutad, siis vahel tekib see üks valguspunkt liiga tugevalt, et see on nagu see, kust mul on veel palju õppida, ütleme nii. Ja see on üks hästi keerulisi osasid fotograafiast, et ma ise pidin ka hiljuti ühte kontserdit käima jäädvustamas ja no andke andeks, aga tohutult raske on, kui on üks valgus ja siis on järsku teine valgus ja siis sa neid kaamerasätteid jõuad alles siis teha õigeks, kui on tants juba läbi. Just, jah. Ja ongi, et no selle, ütleme nii, automaatse pealt ka nagu pildistamine ei ole väga see, mida tahaks võib-olla nii väga teha, sest et ta paneb kõige need algsemad seaded, mis sul üldse on. Ja siis see pilt, no, ta jääb okei, aga ta ei jää see, mis ta võiks jääda. Ja siis tuleb uus valgus, siis sa ruttu pead ära sätestama, teadma, mis režiimi panna. Ja see on süke suur jooksutöö nii-öelda. Aga palju sinul siis nii-öelda sellist aega kulub näiteks kaamera seadistamisele, kui sa oled õue pildistama? Õues vähem, sest et õues, kui on süke normaalne ilm, ma seadistan ühe korra ära ma ütleksin, et mulle meeldib hästi süvitsi minna, mingi 5 minutit nagu süke tuunin ära, vaatan, siis teen paar pilti, seadistan ümber, siis pildistan ära nii palju kui teen ja siis ma panen juba uued seaded, et saada teistsuguseid pilte ja õppida juba teistsugust külge, et vahet ei ole, mis nagu režiimid seal on või variandid. Et süke katsetamise peale minek on. Lihtsalt üritustel ei jõua väga katsetada, sest et seal on kohe vaja moment kätte saada ja kui sa ei saa, siis nagu väga kahju, aga moment on läinud ja pilt on saamata. Aga kui palju sa ise oled nendel tantsuüritustel saanud sellised ülihäid pilte? See on nagu, see on see, mida ma tahtsin. Ma ütleksin, et mu üks esimesi nagu siukseid pildistamisi tantsuüritusel oligi see Wanted Battle Võrus ja need pildid meeldisid mulle. Need tulid nagu puhtad, valgus oli ideaalne, tantsijad piltidel olid ideaalsed, nagu need tulid head pildid ja neid kasutatakse praegu ka sotsiaalmeedias vahel ringi ja igal pool ja siis tore on vaadata, et ma sain hakkama sellega, ma tegin selle pildi ja see pilt näeb okei välja. Et jah, sest et eriti kui sa oled hästi enesekriitiline, mida ma kipun olema, siis nagu ükski pilt ei ole kunagi piisavalt hea. Aga need pildid on need, millega ma nagu olen teinud rahu endaga. Kuigi ikka, kui ma vaatan, olen nagu okei, võiks võinud olla mingi 3 sentimeetrit seal pool, siis oleks olnud võib-olla parem nurk. Aga on, kui see on, moment on peal. Jah, nii nagu jäi, nii ta jäi. Just. Aga räägime nüüd piltide töötlemisest. Kus sina töötled ja miks just selles äpis? Mina töötlen Lightroomis kindlalt. Ma tean, et kui gümnaasiumil oli ka telefonifotograafia kursus, ma käisin seal ka, siis seal toodi ka välja neid teisi äppe, nagu on näiteks, kui ma ei eks, siis Snapseed, midagi sükest. Neid on palju, aga Lightroom, ma õppisin seal nagu inimestelt eraldi just selles programmis. Ja sellepärast ma tunnen kõige nagu mugavamalt sellega. Seal on ideaalselt kõik, mis sul vaja on olemas, ta ei ole tehtud liiga keeruliseks, sinna ei ole visatud liiga palju kõrvalisi asju, mida sul reaalselt vaja ei ole. Telefonis on ta täiesti tasuta, arvutis jällegi teine teema. Ja seal sa pead maksma selles, mis on minu meelest hästi nõme süsteem, sest et teeme nii, et need HP arvutid võiksid tasuta saada selle. Just, reaalselt, sest et
momendil on see teema, et kuna ma ei saa arvutis töödelda, siis ma üldiselt kaamerast laen pildid arvutisse Drive'i endale üles need nii-öelda toore versiooni. Siis, kuna ma ei ole leidnud veel võimalust, kuidas Drive'ist nagu korraga kõik alla laadida, sest mul reaalselt, ma olen guugeldanud, mul ei tule seda varianti, siis ma ühekaupa pean kõik need 1000 pilti save ima endale telefoni. See võtab meeletu aja. Siis need on mul telefonis, siis telefonis töötled ära. Telefonis töötlemine jällegi mitte mu lemmikasi, sest et arvutis on pilt täiesti teine. Täiesti teissugune ja see ajab mind hulluks. Ja siis ma saan need töödeldud enam-vähem, siis ma laen nad uuesti ümber need 1000 pilti ja siis ma laen nad uuesti sinna Drive'i kausta. Aga arvutiga sa lihtsalt töötleks ära, sa saad Lightroomis selle presti teha, kui sul on sama valgus, siis ta nagu lihtsalt paned peale igale poole, tuunid veits ja see on nagu vahepeal isegi 10 minuti töö. Aga minu jaoks on see vahel 3 tunni töö, ütleme nii. Ja, et see just failide kätte saamine, kusjuures telefoniga ongi see oma, et Drive'i kaustas sa pead terve kausta suutma alla laadida, mitte et sa lähed sinna faili peale. See on nõuanne, ma ise õppisin seda paar kuud tagasi. Aga ma tean seda tunnet. Arvutisse telefoni ja see ajab hulluks. Ja kõige rõvedam ongi see, et telefonis sa võid selle asja ära tuunida, paned arvutisse ja see ei ole see. See kõik oleneb esiteks, mis arvutiekraan sul on, kas sul on see sile või sul on see krobeline, on ju. Et et see nii erineb ja samas sa pead mõtlema, et kuhu sa seda postitada tahad, sest et tihtilugu mingid programmid või sotsiaalmeedia isegi võtab tegelikult natuke värve maha. Või siis kvaliteeti, on ju. Ja, kindlalt. Aga mis on sinu siuke nii-öelda tüüpiline selline, kuidas nüüd öelda siis, nagu stiil, kuidas sina nagu neid värve kasutad piltidel? Mul oli faas, kus mulle meeldisid hästi ülepandud värvid. See ei olnud nagu siuke ülepandud, et kõik värvid mäks põhja, vaid sellised sinakad toonid, võib-olla rohekad toonid, olenes, mis pildil oli. Ma tõmbasin nagu hästi ekstra peale, sest et mulle täiega meeldis see elu, mis sealt vastu peegeldas. Nüüdseks ei. Mulle meeldib siuke rohkem juba tagasihoidlikum taeva värvi. Mulle meeldib alati tuua välja rohkem seda sinist, seda ilusat sinist. Nii et minu piltidel on üldjuhul taevas alati töödeldud. Kollasuse. Pildid üldiselt panen sooja tooni peale, lisan veits seda lillakat, et ta tõmbaks selle nagu üleliia kollasuse alla, on ju. Aga kollasust ise ma tegelikult pildile ei jäta, kuigi ma teen pildi soojaks ehk kollaseks. Et see on üks asi, mis ma olen avastanud, et minu puhul toimib ja minu töötlemise puhul. Ja see on see, mis on mulle hästi külge jäänud ja mida ma nagu päriselt kasutan hästi palju. Aga üldiselt siuke mingid värvid välja, aga mitte üleliia, et ta liiga kirjuks läheks ja kindlasti mitte kollast. Hea. Ehk siis sinu pigem siuke stiil on minimalistlikumaks läinud ning see on siuke pigem natuke võib-olla külmema tooni vahepeal, kui mitte just soojama tooni peal. Ja see on hästi huvitav et sa tõmbad ta just kui soojaks, aga siis sa teed kõike selleks, et seda soojust maha võtta. Aga ta minu arvates jätab ikkagi pildi, nagu ta ei ole nagu see üleliia see sinine külm, vaid ta on ikkagi soe, aga ilma kollaseta soe. Ja see on minu arvates hästi ilus, sest et kollane minu arvates mulle ei meeldi. Mulle ei meeldi üldse see üleliia kollane teema, mis iganes, et ma pigem väldin seda, hoian eemale. Ja, eks me kõik üritame teha, aga igal ühel on oma stiil. Nii et selles suhtes, et kui teile näiteks meeldib kollane, siis palun aga. Miks mitte? Mul olid vahepeal kõik pildid mustvalged näiteks. Ma ei kasutanud üldse värve. Et olen, mida vähegi soovid. Minu meelest mustvalge piltidel on jäge see, kuidas see nii-öelda inimese võib-olla nagu, kui see teeb portreepildi, siis inimese, ma ei taha halvasti öelda, aga kõik need näojooned ja kortsud, see hakkab oma elu elama, see on nii kihvt ja see teeb minu meelest asja nii ilusaks nagu. Jaa, mustvalge toob veits nostalgilise meeleolu nendele piltidele minu arust, mis on ka nagu üliäge, aga mida ma jälle õppisin nagu mitte väga kaua aega tagasi on see, et mustvalgete piltide töötlemine on nii palju hullem, nii palju raskem, sest et seal tulevad mängu varjud nii palju rohkem kui võib-olla mõnel värvilisel pildil. Et kui sa tõmbad mingit asja alla, siis sa vaatad, et oi, aga ta silmad kadusid nagu ära mustaks auguks. Tõmbad ülesse, siis on jälle mingi, aga nüüd on vari hoopis seal ja see vari ei peaks seal olema. Et varem mul oli lihtsalt pilt mustvalgeks, ilus läks, aga tuleb välja, et see on täiesti omamoodi kunst ja teadus. Ja, et kui algselt tundub, et võiks filtri lihtsalt peale panna, siis see ei ole see kunagi. Ja. Aga
enne me puudutasime natukene hästi tsipakene sellist tantsutemaatikat, siis räägi, mis värk sul selle tantsuga on? Tants on, ütleme nii, et minu jaoks kõik siis. Tantsin tänavatantsu J Street tantsukoolis. Valgas on treeningud täiesti olemas, nii et kui teid vähegi huvitab tants ja tänavatants ja te tahate olla heas keskkonnas, siis palun väga liituge. Aga jah, ma tantsin hip-hopi ja house tantsustiili ja tegelikult ka light feet'i, nii üldiselt võttes. Kas siis nii-öelda need 2 tantsustiili, millega sina tegeled põhimõtteliselt igapäevaselt, kas need on kuidagi omavahel seotud või seal on erinevused ka sees? Kindlasti, need kõik on omavahel erinevad, neil on oma ajalugu, neil on oma lugu, muusika on erinev, et kindlasti pole nad sama, kuigi nad on nagu tänavatants ikkagi. Aga kas hip-hopi puhul, mina ise otseselt ei ole nii palju kokku puutunud selle stiiliga, aga ma tean, et hip-hopi puhul on alati mingid siuksed nii-öelda huvitavad, kuidas ma ütlen, Ameerika stiililikud siuksed mingid häälitsused ja siis selle järgi nagu teatakse, et ahaa, see on see liigutus. Kas teil on ka trennis selline asi? Igal sammul on nimi, ma ei tea, kas see on see, mis sa täpselt mõtled, aga üldiselt jah, on mingid käteliigutused, et see tähendab seda või on mingi samm, igal sammul on nimi, miski pole nagu lihtsalt mingi A-liigutus. Et jah, see on hästi huvitav teema, see on hästi nagu sügav teema ja seda nagu niimoodi edasi anda paari sõnaga, see on nagu võimatu. Nii et kui te tahate õppida selle kohta nagu rohkem, siis nagu te teate, kuhu tulla. Aga kes on sinu juhendaja seal või treener? Minu treener on Valgas on Erika Kesotera, kes on ühtlasi ka selle kooli vilistleja ja mu treener on ka Mari Venski ja mu treener on siis ka Tartus house'i treener Merit Meronen. Saan ma aru, sa käid nii Valgas treeningutel kui ka Tartus. Ja. Kas see on nagu stiilide erinevuse tõttu või see on lihtsalt see, et sa tahad jubedalt palju tantsida? See on mõlemat. Valgas saab ainult hip-hopi tantsida momendil, nii et ma pean käima Tartus teisi stiile tegemas, aga nii-öelda edasi jõudnute grupid on üldjuhul nagu Tartus, et Valgas on siuke algajate grupp, kus sa saad tantsida hobi korras, kui sulle meeldib ja see on hästi tore. Et jah. Et siin Valgas pigem keskendutakse sellele, et sa saad algasjad selgeks, et sa suudad seltskonda sulanduda ja nautida seda stiili ja Tartus on siis rohkem põhirõhk sellele, et me teeme korralikult ja lähme näitame. See oleneb, mis grupis sa jällegi oled, sest et Tartus on ka siukseid nagu nii-öelda algajate gruppe, aga ikkagi jah, kui sa tuled Valka trenni, sa saad ikka kõike teha, et sa ei jää millegist tegelikult ilma. Mitte kunagi, et see on nagu ikkagi väga, väga tore koht, kus olla. Aga mitu korda nädalas sa siis trennis käid? Isiklikult, issand, no mul on treeningplaan ka, mis tähendab, et kokku on mul nädalas nagu 14 tundi trenni. Valga trenne on 1 korda nädalas, aga need on nagu 1 korra peal kõik, ehk 2 tundi kokku. Ja siis ma käin, varem käisin 2 tundi siis Tartus house'is, aga nüüd rongide pärast väga ei saa, nii et käin 1 kord ja siis 2 tundi käin ühes teises grupis veel lisaks. Selge. No vähemalt selle teemaga vähemalt teame, mis toimub, kus toimub. Aga kus te esinemas muidu käite või kas te käite võistlemas? Ikka jaa. No kui esinemisi tuleb praegu Valga kohta, ma ei oska öelda, aga ikkagi kui mingi üritus tuleb, siis nagu väga suure tõenäosusega meid võib sealt leida. Ja võistlusi, no neid ikka tuleb, näiteks 11. veebruar tuleb Tartus. Karikaetapp tänavatantsuvislustes, seal on break, seal on tänavatantsustiilid kõik esindatud, nii et kui keegi tahab vaatama tulla, siis palun väga. See, et see on Tartus, on nagu väga suur asi, see on vaata hästi lähedal meile. Ja üldiselt need asjad on nagu Tallinnas. Ja ilmselt rohkem infot saab selle kohta kas äkki Facebookist või? Jaa, kui te vaatate Instagram, Facebook, internetist ükskõik kust Eesti tänavatantsijate liidu lehte, saate nende võistluste kohta infot. Kui tahate J Street tantsukooli kohta infot, siis Instagram, Facebook, internet jällegi samamoodi. Kihvt. Ega midagi muud nagu, tantsustiilid on nii põnevad teemad minu jaoks, sest ma ise olen tantsija olnud väiksest peale ja sinu puhul ma olen ka näinud, et sa oled üsna tillukesest peale siin kogu aeg käinud oma kindlat stiili, teinud, nautinud, aga mis on sinu meelest see tantsus see üks kindel asi, mida peab tantsija edasi andma oma tantsuga? Emotsiooni. Ta peab näitama, kes ta on läbi tantsu, minu arvates. Eriti võib olla
ma saangi rääkida, vastavalt sellele, mis stiile ma teen. Et sa näitad, kes sa oled, sa näitad, et sa armastad tantsu ja sa näitad seda emotsiooni, aga samas sa pead olema nii-öelda respectful, sul peab olema austus teiste vastu, et sa ei lähe sinna, et sul peab olema ikkagi mingi hoiak, vaata, aga see ei tohi minna liiga üleolevaks samal ajal, et sa pead olema ikkagi, sa pead tegema oma asja, näitama seda, miks sa teed seda ja näitama, et sa armastad teha seda, mida sa teed. Jaa, ja tahaks nüüd otsi natuke väikselt kokku poole tõmmata. Ütle üks soovitus tantsijale, kes soovib tulla alles trenni, aga ta ei julge. Võtta sõber kaasa, koos on julgem. Need trennid ostad kaasa ja seal ei ole midagi karta. Me kõik alustame kuskilt. Ja ütle üks soovitus hobifotograafidele, kes on tahtnud nii-öelda proovida kätt, aga pole julgenud. Fotograafia puhul lihtsalt tuleb proovida, sest et minu arvates sa võid nendel koolitustel käia nii palju, kui sa soovid, see aitab kindlasti, sa õpid nii palju, aga kõige paremad pildid, kõige parem kogemus, teadmised hakkavad tulema siis, kui sa lihtsalt võtad kaamera kätte, lähed õue. Võta sõber kaasa, proovi pildistada, tee ja ajaga sa avastad nii palju rohkem, kui võib-olla mõned koolituselt kunagi suudaksid. Et mina ütleks jah, lihtsalt katsetada. Ehk siis saime täna teada, kes on Jacku ja saime teada, mis värk tal selle fotograafiaga on ning tantsimisega ning ole hea, veel viimane asi, ütle, mida sa soovid gümnasistidele nüüd tulevaseks kuuks, ehk siis veebruarikuuks. Palju peale hakkamist, palju jõudu, palju jaksu. Ma tean, et asi hakkab minema veits väsitavaks. Ma tean, et koormust on palju ja ma tean, et see võib olla raske ja kurnav, aga ma tean, et te kõik saate hakkama sellega, me saame hakkama ja kui teha kõrvalt asju, mis sulle nagu viivad nii-öelda silma särama ja teevad südame soojaks, siis tegelikult on ju okei kõik. Jah, eks me kõik saame hakkama, elame üle selle asja. Elame üle. Jah, suvi on kohe ees. Jah, suvi paistab, õues päike paistab ja eile oli juba kevad, täna on jälle talv, aga mis seal ikka. Jaa, aga aitäh, et te kuulasite meid ning kohtume teiega varsti.